otsides viise inimmeele ja keha hävitamiseks. Viis MK Ultra läbi kõige äärmuslikumaid inimkatseid, mida ükski USA valitsusasutus kunagi korraldanud on. MK Ultra, väidetavalt salajane CIA mõistuse kontrolli ja mõjutamise programm, sattus ülemaailmse tähelepanu alla šokeerival kongressi kuulamisel. Alates Jack Rubyst ja Charles Mansonist kui võimalikest varadest kuni väidetava mõrva varjamiseni, 3-aastase tüdruku surmani ja praeguste süüdistusteni, sealhulgas Donald Trumpi mõrvakatse ning Charlie Kirki väidetava mõrvani. Me analüüsime selle tunnistuse olulisemad hetked ja paneme kõik konteksti. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Üks küsimus, mida ma siin Sidebaris ja Law and Crime'i kajastades alati saan on, kuidas te suudate kõik need klipid nii kiiresti valmis teha lugude kohta, mis arenevad nii kiiresti? Ja kui see sind huvitab, kui oled sotsiaalmeedia huviline või lood mingil moel sisu, siis me kasutame midagi, mida nimetatakse Opus Clipiks. See on kõik ühes tehisintellektil põhinev redaktor, mis teeb videote lõikamise, loomise ja üleslaadimise igale platvormile väga lihtsaks. Tehisintellekti abil loob Opus Clip B-rolli. See muudab kaadreid, puhastab isegi heli. See on tõesti lihtne. Lihtsalt külasta opus.pro # sidebaar. Registreerud, laed video üles ja mõne minutiga on sul ideaalselt töödeldud klipid valmis TikToki, lühivideote või Reelse jaoks. Opus Clip on tõesti kõik ühes lahendus. Ja sellise tööriista nagu Opus Clip olemasolu tähendab, et meie produtsendid saavad sulle viiruslikke kohtuuudiseid koheselt edastada. See on kõige võimsam tööriist ideede jadamiseks ja professionaalseks monteerimiseks. Mina aadressile opus.pro/opus.pro/külgriba, et saada tasuta nädal ja seejärel 50% soodustust. See on teistsugune külgriba kui see, mida me tavaliselt käsitleme või teeme. Aga ma pean ütlema, et iga päev ei kuule tunnistusi Kapitooliumil väidetava mõistuse kontrolli ja ilmselt kriminaalse tegevuse kohta, mida CIA on toime pannud. Eile toimus kuulamine esindajatekoja järelevalve ja valitsusreformi komitees. Selle pealkiri oli mõistuse kontroll ja vastutus. CIA MK Ultra projekti tõe paljastamine. Enne kui ma üldse hakkan tunnistuse üksikasjadesse laskuma ja me mängime sellest mitmeid olulisi hetki ette, pean ma lühidalt selgitama, mida me avalike dokumentide ja ajakirjanduse põhjal sellest teada oleme saanud. Et anda teile sellest aimu, Riikliku julgeolekuarhiivi andmetel CIA-d on süüdistatud inimeste peal katsete tegemises, kasutades selleks narkootikume, hüpnoosi, isoleerimist ja sensoorset deprivatsiooni. See oli osa projektidest. Hõõdnimedega nagu Sinilind, Artichoke ja MK Ultra. Arvataks, et MK Ultra anti heakskiit pärast seda, kui Alan Dulles sai 1953 aastal keskluureagentuuri direktoriks. Nüüd, nimi, mida te kuulete palju, on Sidney Gottlieb. Seega Sidney Gottlieb on põhimõtteliselt tunnustatud kui MK Ultra peaarhitekt. Rahvusarhiivi andmetel on täidetavalt olemas dokumentatsioon, mis toetab MK Ultra olemasolu. Näiteks 1951 aasta memo, mis käsitleb kohtumist CIA ja välisluureametnike vahel seoses mõistuse kontrolli uurimisega, või 1956 aasta memo, milles Gottlieb näib kinnitavat projekti, mille eesmärk oli hinnata suurte LSD-25 annuste mõju tavalistele vabatahtlikele föderaalvangidele Atlantas. New York Timesi andmetel tunnistas 1977 aastal toonane CIA direktor Stanfield Turner, et agentuur oli salaja toetanud inimkäitumise kontrolli uurimist 80 asutuses. Me räägime kolledžitest, räägime ülikoolidest, kuid see toimus ilmselt ka föderaalasutustes, haiglates, farmaatsiaettevõtetes. Ja ma ütlen, et MK Ultra projekti kõige hirmutavam osa oli see, ning see oli ka süüdistus, et ainete ja meetodite manustamine toimus teadmatuses olevatele katseisikutele, kes ei teadnudki, mis toimub. Britannica andmetel toimis programm peamiselt aastatel 1953 kuni 1964 ning väidetav eesmärk oli kellegi mälu kustutada ja siis teda kontrollida. Selle idee, eesmärgi ja sihimõte oli suunatud Nõukogude Liidu vastasele tegevusele külma sõja ajal. Nüüd Britannica artikkel MK Ultra päritolu kohta ütleb, et Alan Dulles uskus, et Nõukogude võim oli juba välja töötanud mõistuse kontrollimise tehnikaid, nii et see oli viis vastata. Ja üks keerukamaid operatsioone oli midagi, mida nimetati operatsioon Midnight Climaxiks ja seda kirjeldab history.com. 1955 aastal seadis endine föderaalse narkootikumide büroo agent, kelle CIA oli ilmselt palganud, üles lõksu Magamistuba San Franciscos, kuhu palgati seksitöötajad, et meelitada mehi sellesse tuppa.
Meestele manustati LSD-d ilma nende teadmata ja neid jälgiti ühesuunalise peegli kaudu. Ja teed tekkisid küsimused, kas eesmärk oli ainult uurida uimastite mõju või tead küll, vožerism. Arvatakse, et 1973 aastal andsid Gottlieb ja tollane CIA direktor Richard Helms käsu hävitada enamik MK Ultra algseid dokumente. Britannica Metal hävitas Gottliebise 7 kasti dokumente. Siiski näib, et 1970-ndatel lekkis osa materjale välja, kui CIA finantsdokumentide kohta esitatud teabepäringuga FOIA avastati täiendavaid MK Ultra faile, mis olid valesti märgistatud. Ja see ongi põhiline ülevaade. Kedagi pole selle programmiga seotud väidetava kriminaalse tegevuse eest vastutusele võetud. Kus on vastutus? Kus on vastused? Enne kui ma jõuan nende tunnistusteni, mida te nendelt tunnistajatelt kuulete, ja täpsemate üksikasjadeni, näiteks väidetav väärkohtlemine, Charles Manson, Jack Ruby, selle mehe Frank Olsoni kummaline surm, mis võiks täna toimuda. Kas valitsus tegutseb tänapäeval millegi sarnasega? See on huvitav teema, millest rääkida. Me jõuame selleni. Aga parim viis selgitada, mis on MK Ultra või milles CIA-d on süüdistatud, on minna avasõnade juurde. Föderaalsete saladuste deklassifitseerimise töörühmast. Esinaine Anna Paulina Luna, Florida esindaja. Ja ta rõhutas, et see puudutab läbipaistvust. See puudutab vastuste saamist. See on seotud sellega, et Ameerika rahvas väärib teada, mis juhtus, ning õiguse jalule seadmisega kõigile, keda see mõjutas või kes olid ohvrid, sealhulgas nende peredele. Aga kuulake, kuidas ta seda kirjeldab. Projekt MK Ultra ei olnud poliitiline läbikukkumine ega üliagar programm, mis oleks kontrolli alt räljunud. See oli tahtlik, süstemaatiline valitsuse operatsioon, mis allutas Ameerika kodanikud, vangid, haiglapatsiendid, veteranid ja tavalised inimesed LSD-le. Elektrošokk, hüpnoos, meelelundite äravõtmine, psühholoogiline piinamine ilma nende teadmise või nõusolekuta. See kestis 20 aastat Ameerika pinnal, rahastatud Ameerika maksumaksja raha eest ja Ameerika Ühendriikide luureaparaadi kõrgeima juhtkonna poolt heaks kiidetud. Ja kui see programm lõpuks lõpetati, siis mehed, kes seda juhtisid, ei teinud uurijatega koostööd, nad ei astunud avalikkuse ette, nad panid toime veel ühe kuriteo. Nad hävitasid tõendid. Selle töörühma poolt läbi vaadatud dokumendid on üheselt mõistetavad. 1973 aasta jaanuaris valmistus CIA direktor Richard Helms ametist lahkuma. Ta andis isiklikult käsu MK Ultra dokumentide hävitamiseks. CIA ametlikus kirjalikus dokumendis on kirjas: minu väljendatud vastuväidetest hoolimata hävitati MK Ultra failid DCI härra Helmsi käsul vahetult enne tema ametist lahkumist. Eraldi sisemine aruanne kinnitab, et Helms helistas otse doktor Gottliebile ja andis talle korralduse hävitada, tsiteerin, kõik narkouuringutega ja nendega seotud tegevustega seotud failid. Gottlieb koos veel 3 inimesega veetis terve päeva, rebides ja põletades 152 faili. Seejärel lasi Gottlieb oma isiklikud dokumendid enne pensionile jäämist oma sekretäril hävitada. CIA enda arhiivikeskuse juht protestis hävitamise vastu kirjalikult, kuid tema vastuväited lükati tagasi. See on õiguse mõistmise takistamine. See on föderaalsete dokumentide kuritegelik hävitamine. Ja kumbagi isikut ei süüdistatud selle eest kunagi kuriteos. Olgu, lähme tunnistajate juurde. Üks kuulamisel olnud tunnistajatest oli doktor Steven Kinzer ja ta on Browni ülikooli rahvusvaheliste suhete ja avalike küsimuste vanemteadur. Ja ta kirjutas raamatu pealkirjaga Poisoner in Chief, Sidney Gottlieb and the CIA's Search for Mind Control. Ja ta rääkis selle programmi väidetavatest eesmärkidest ning mõnest selle oletatavast tegevusest. Ma olen valusalt teadlik, et olen avastanud vaid väikese osa sellest, mis MK Ultra oli ja mida Sidney Gottlieb tegi. 1951 aastal palkas CIA Gottlieby ja andis talle korralduse käivitada see, millest sai MK Ultra. Gottlieb uskus, et selleks, et leida viis, kuidas kellegi aiu uus mõistus istutada, tuli esmalt leida viis, kuidas hävitada seal juba olev mõistus. Igasuguste standardite järgi kvalifitseeruvad need meditsiiniliseks piinamiseks. Need katsed viidi läbi vanglates, kliinikutes ja salakorterites. Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Aasias ja isegi Ladina-Ameerikas. MK Ultra ohvitseridel oli luba reisida välisriikidesse, eelistatavalt nendesse, mis olid Ameerika Ühendriikide ametliku või mitteametliku okupatsiooni all, ning paluda kohalikult CIA jaoskonnalt, et nad varustaksid neid kulumaterjalidega. Inimesed, keda ei hakataks taga igatsema, kui nad kaoksid. Sidney Gottlieb
oli sisuliselt Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt väljastatud tapmisluba. Ei MK Ultra ohvrite arvu ega nende inimeste arvu, kelle peal katseid tehti kuni surmani, ei ole teada. Tänu sellele tapmisloale võis Sidney Gottlieb olla 20. sajandi kõige võimsam tundmatu ameeriklane. Mõningane teave MK Ultra kohta lekkis 1971-ndatel, kuid CIA kõrgemad ametnikud olid tahtlikult lasknud Sidney Gottliebil tegutseda järelevalveta. Nii said nad väita, et ei teadnud midagi tema liialdustest. See oli CIA viis eitada oma institutsionaalset rolli MK Ultras ning kujutada seda eksitavalt kui ühe mehe sadismi või liigse innukuse tulemust. Ma ütlen sulle kohe, vaata, selle teema kohta on muidugi tehtud palju uurimistööd ja uuringuid. Aga see, mida sa kuuled, on doktor Kinzeri arvamus. Praegu on meil võimatu kontrollida iga konkreetset detaili ja väidet, mida tema ja teine tunnistaja sellel kuulamisel esitasid. Seega me mängime selle sulle ette. Sa kuuled, mida neil on öelda. Me püüame seda konteksti panna, aga anname sulle ka võimaluse. Sa kuuled seda, saad ise uurida. Ma tahan sulle midagi ette mängida. Kui nad arutavad selle programmi väidetavaid kuritarvitusi, siis kuula, mida doktor Kinzer ütleb. Ja muide, sa kuuled ka uurivalt ajakirjanikult Tom O'Neillilt, kes oli tol päeval teine tunnistaja, raamatu Kaos, Charles Manson, CIA ja 60ndate salajane ajalugu autorilt. Millised on mõned kõige hullemad kuritarvitused, millest see MK Ultra programmi puhul tead? Ma võin alustada lihtsalt nimetamisega, räägin ühest konkreetsest juhtumist, mis mul alati meeles püsib. Lexingtoni föderaalses vanglas Kentuckys eraldati grupp afroameeriklastest vange ja neile anti süüa. Protokollis kirjeldati, et neile anti iga päev 77 päeva jooksul LSD topelt, 3-kordseid ja 4-kordseid doose. Kas nad kõik jäid ellu? Meil pole aimugi, mis nendega juhtus. See on mulle meelde jäänud sellest ajast peale, kui ma selle raamatu kirjutasin. Mis nendega juhtus? Kas nad said kunagi teada, mida neile anti? Kas nad arvasid, et nad lähevad hulluks? Kas sa arvad, et me katsetame tänapäeval ikka veel vangide või vanglas olevate inimestega? Mul ei ole selle kohta mingit teavet. Kui sa tead, siis mis olid nende inimeste keskmised vanused, kelle peal katseid tehti? Kas need olid lapsed, kas need olid keskealised, kas nad olid Noorukite peal tehti uuringuid alaealiste kinnipidamisasutustes ja vanglates lastega, kes olid 16, 17, 18 aastat vanad ning ka probleemsete laste internaatkoolides. Washingtonis DC-s asuv riiklik poiste koolitusasutus oli üks neist. Ja kui jutt läheb salajastele katsetele kohe pärast teist maailmasõda, siis tead, et tuleb arutelu Saksamaa ja natside üle. Ja see väidetav operatsioon nimega Operatsioon Paperclip, kus Ameerika Ühendriigid väidetavalt värbasid saksa teadlasi ja insenere ning tõid nad Ameerika Ühendriikidesse. Operatsioon Paperclip tõi pärast teist maailmasõda Ameerika Ühendriikide valitsusse üle 1600 saksa teadlase, sealhulgas isikuid, kes olid koonduslaagrites inimkatseid läbi viinud. CIA ja sõjavägi olid nende taustast teadlikud, kuid värbasid nad ikkagi. Kas teie uurimistöös leidsite otseseid dokumente, mis seovad Paperclipi teadlasi MK Ultra eksperimentaalsete protokollide väljatöötamisega, eriti meskaliini, hüpnoosi ja sensoordeprivatsiooni kasutamisega, mis olid samuti dokumenteeritud Dachau's? Absoluutselt. Kurt Bloom, kes oli natside valitsuse bioloogiliste relvade arendamise juht, tuli tööle CIA-sse. Samuti tuli Walter Schreiber CIA-sse tööle. Ta oli natsiarmee peaarst. Ma võin lihtsalt ühe lühikese loo rääkida. Kui ma oma raamatu jaoks uurimistööd tegin, leidsin ma selle, mis võib olla esimene salajane CIA vangla, ehk salajane kinnipidamiskoht. See on kena mägimaja Saksamaal. Ja mees, kes seda nüüd omab, viis mind keldrisse. Ta ütles, et need olid need kongid, kus MK Ultra ohvitserid koos natsidega viisid läbi neid õõvastavaid katseid, mis olid tegelikult lihtsalt jätkuks katsetele, mida need natsid olid vaid mõned aastad varem teinud. Otse seal samas tee ääres. Lihtsalt ajaskaala ja selguse huvides need katsed toimusid pärast Nürnbergi protsesseks. Õige. Nii et CIA pidi teadma, et need olid inimsuse vastased kuriteod.
Ma otsisin episoodi, kus Nürnbergi põhimõtted oleksid olnud mõnes MK Ultra või CIA kontoris seinale pandud, aga ma ei leidnud kunagi ühtegi märki sellest, et neid Nürnbergi põhimõtteid oleks üldse kunagi isegi arvesse võetud, rääkimata nende järgimisest. Muide, Luna ütles, et ta võtab ühendust Saksamaa valitsusega. Charles Manson, Jack Ruby. Nii et küsimus tekkis, kas nad olid MK Ultra katsealused, kas nad olid agendid? Alustame Charles Mansonist. Tead küll, sellest kultusjuhist, kelle järgijad panid toime jõhkraid mõrvu. 1969 aasta suvel läksid 4 noort inimest, tegutsedes kultusjuhi nimega Charles Manson käsul, filmirežissöör Roman Polanski koju ja tapsid kõik, kelle nad sealt leidsid, sealhulgas tema 8,5 kuu raseda abikaasa, näitlejanna Sharon Tate'i. Ohvrid olid tapjatele täiesti võõrad inimesed. Järgmisel ööl tapsid Mansoni järgijad veel ühe paari sama jõhkral moel. Kuidas oli Manson, vaevu kirjaoskaja endine vang, suutnud veenda tavalisi noori inimesi tapma täiesti võõraid inimesi lihtsalt sellepärast, et ta oli neile nii öelnud? Sellele küsimusele vastuse otsimine viis mind doktor Louis Jolyon Westi juurde, keda sõbrad kutsusid Jolliks. West oli üks mõjukamaid psühhiaatreid Ameerikas. Ma jätan vahele pika ja igava loo sellest, kuidas minu Mansoni teemaline uurimine viis mind Westini, välja arvatud see, et ma sain lõpuks teada, et 1967 aastal, kui Manson muutus selleks kultusjuhiks, keda me täna tunneme. Tema ja tema järgijad said tasuta arstiabi San Francisco kliinikus, kus West oli loonud oma uurimisprojekti jaoks tugipunkti, mida ta seal lähedal läbi viis. Pärast seda, kui mind hakkasid huvitama Westi vastu esitatud süüdistused, sain teada, et tema viimane akadeemiline kodu UCLA päris tema dokumendid pärast tema surma 1999 aastal. Peaaegu 2 kuud ja üle 200 kasti hiljem leidsin ma kui nõela heinakuhjast kirjavahetuse Westi ja doktor Sidney Gottliebi vahel, kes oli MK Ultra peaarhitekt. Mida ma suutsin tõestada, oli see, et alates hetkest, mil Manson 1967 aastal föderaalvanglast vabastati, ta rikkus oma tingimisi vabastuse tingimusi, läks ilma loata Bay piirkonda ja pandi kohe föderaalse tingimisi vabastuse ametniku järelevalve alla. Kes sisuliselt suhtus temasse leebelt, kui ta kogus enda ümber järgijate grupi, andis neile narkootikume, domineeris neid, muutis nad enam-vähem alluvateks robotiteks, kes tegid kõike, mida ta ütles. Kõik see toimus tingimisi vabastuse ametniku Roger Smithi valvsa pilgu all, kes tegeles samas kliinikus ka narkouuringutega, kus Jolly West oli oma katsealuste värbamise operatsiooni üles seadnud. Kuni 1969-ni, mil Manson lõpuks andis käsu mõrvadeks, mille eest ta hiljem süüdi mõisteti, oli teda korduvalt järjest raskemate kuritegude eest arreteeritud. Nüüd tunnistab O'Neill, et ta ei suutnud lõplikult ja täiesti kindlalt tõestada, et Manson oli MK Ultra raames kasutatud agent. Ja tegelikult ei ole, vähemalt seni, kui meie oleme näinud, olemas kinnitatud ja lõplikku tõendid selle kohta, et see, mida Manson tegi, oli põhjustatud või seotud föderaalvalitsuse operatsiooniga. Aga Jack Ruby, see mees, kes tappis Lee Harvey Oswaldi, eks? Seda uuris tegelikult filmitegija Errol Morris, kes tegi ka filmi psühhiaater Louis Jolly Westist, sellest arstist. Ja väide oli, et doktor West viis läbi Jack Ruby psühhiaatrilise läbivaatuse ja kuulutas ta hulluks. Seda silmas pidades tahan, et sa kuulaksid, mida O'Neill siin ütleb. Jack Ruby, ma usun, et see on midagi muud. Warreni komisjonis oli Alan Dulles, endine CIA direktor, kes andis loa ja juhtis MK Ultra programmi, kuni president Kennedy ta vallandas. CIA kontaktisikuks komisjonis, kes vahendas infot CIA ja Warreni komisjoni vahel, oli Richard Helms, kes oli Jolly Westi otsene ülemus. Nad teadsid, kes West oli. Nad teadsid, milleks West võimeline oli, mille eest nad talle maksid ja mida ta neile oli teatanud, et ta suudab teha, sealhulgas vaimsete häirete tekitamist inimestel. Nii palju kui keegi teab, ei avaldatud seda kunagi komisjonile. Ma usun, West pandi sinna selleks, et takistada Jack Rubyl oma lugu rääkimast. Jällegi, mitte miski, mida me oleme näinud, ei tõesta lõplikult, et ta oli MK Ultra agent või selle produkt.
ja ma ütlen teile, isegi minu News Nationi saates Jesse Weber Live'is intervjueerisin ma erru läinud CIA operatsioonide ohvitseri Rick de la Torret, kes ütles, et pole midagi, mis kinnitaks Ruby või Mansoni teooriaid. Aga sa räägid agentidest, sa räägid väidetavatest agentidest, sa räägid teooriatest. Aga kuidas on lood väidetava Charlie Kirki mõrvaga? Aga kuidas on katsega tulistada president Donald Trumpi Butleris Pennsylvanias? Tead mis? See tuli sellel kuulamisel jutuks, sest see puudutab seda mõtet, kas sellised asjad juhtuvad ka tänapäeval. Kuidas sa neid juhtumeid seletad? Kust see tuleb? Sotsiaalmeedia, algoritmid, tehisintellekt. Kas see on uus meelekontrolli vorm? Ma mõtlen, et kui USA valitsuses on selliseid projekte käimas, siis võib olla tunne, et me saame seda teha ilma vaenuliku järelevalveta. Millised on võimalused, et see, mida me MK Ultra kohta oleme õppinud, on nüüd nii palju arenenud algoritmide ja arvutite tasemele ja jõudes üksikuteni, et mõned neist üksikutest võiksid selle massilise levitamise kaudu, mida iganes te teete, võiksid panna kellegi, võib-olla presidendi pihta tulistama. Ma tean, et Butleri tulistamise kohta on palju spekulatsioone ja ilmselt ka Charlie Kirki tulistamise kohta. Ma lihtsalt ei taha spekuleerida, sest ma ei tea. Mul ei ole isiklikku teadmist, kas need mehed programmeeriti raadiolainete või nende arvutitegevuse kaudu. Seega ma ei hakkaks kunagi oletama, välja arvatud see, mida ma juba olen öelnud, et nad töötasid välja meetodid, millest meile pole kunagi räägitud juba palju aastaid tagasi. Ja ma kujutan ette, et need on nüüdseks muutunud palju tõhusamaks. See seostub tõesti sellega, millest Congressman Burchett rääkis raadiolainetega seoses, kus meil on need nagu Venni diagrammid üksikkisikutest ja sõjavägi heidab laiemat võrku. Nii et sul on raadiolained, arvutitegevus, operatsioon Mockingbird, see programmeerimine, mis toimub. Mida sa näed seoses sellega, mis toimus siis ja sellega, mida me praegu näeme, mis võiksid olla sama tüüpi programmid isegi suunatud energiarelvade või millegi sarnase kasutamine? Härra O'Neill, võid alustada? Ja, ma tahaksin lihtsalt ühte asja öelda. Seal oli eesmärk. Varastes MK Ultra ettepanekutes oli välja toodud eesmärk teha katseid, et näha, kas on võimalik teha massilist ümberveenmist, teate küll, terveid elanikondi ümber veenda. Ma arvan, et see oli seotud selle Prantsusmaa juhtumiga, millest sa varem rääkisid. Tänapäeval on see kõik muidugi spekulatsioon. Aga tol ajal prooviti kasutada psühholoogilisi meetodeid, et näha, kuidas saab inimeste mõtteid mõjutada. Ja Mockingbird oli sellega seotud, mis kui inimesed ei tea, tähendas seda, et neil olid CIA agendid või kaasatud inimesed, meedias töötavad inimesed, kes kirjutasid põhimõtteliselt propagandat ja püüdsid kontrollida elanikkonna mõtteid ja uskumusi vastavalt sellele, mida CIA vajas. Ja kas see toimub siiani? Ma ei oleks üllatunud, kui see toimuks siiani. Olgu, ma tahan nüüd kahe asja juurde liikuda. Esiteks Frank Olson. See on veel üks nimi, millest MK Ultra aruteludes palju kuulete. Kui lähete Fordi raamatu kokku, leiate dokumente Frank Olsoni kohta, keda ühes raportis kirjeldatakse järgmiselt, tsitaat. Dr. Frank A. Olson, biokeemik, oli armee tsiviiltöötaja, kes töötas Fort Detrichis koostöös CIA-ga. 1953 aasta 19. novembril ühel Fort Detrichi ja CIA töötajate perioodilisel koosolekul lisasid CIA töötajad LSD-d jookidesse, mida tarbisid Dr. Olson ja teised grupi liikmed. Enne LSD saamist oli Dr. Olson osalenud aruteludes, kus põhimõtteliselt lepiti kokku selliste ainete testimises asjast teadmata katseisikute peal. Kuid ei Dr. Olson ega keegi teistest ei teadnud, et neile oli LSD antud, alles umbes 20 minutit hiljem. Ja just see ongi muutnud tema surma nii kummaliseks. See ongi viinud teooriateni, et ta mõrvati. Nii et ühes artiklis, mille kirjutas taas Dr. Kinzer ja mis avaldati 2019. aastal ajalehest The Guardian, ta kirjeldab sisuliselt, kuidas see juhtus. 1953.
Aasta 28. novembril kukub Frank Olson läbi suletud akna Statler hotelli toa 1018A aknast Manhattanil, langeb 10. korruselt ja hukkub kõnniteel all. Ilmselt oli ainus teine tunnistaja toas maganud CIA kolleeg ja väidetavalt koordineeris või mõjutas politsei uurimist mingil moel CIA. Ja lõpuks jõudsid nad väidetavalt järeldusele, et Olson hüppas, et ta tappis end ise. Kuid enne seda olid need väited LSD mürgituse kohta. Ta saadeti väidetavalt arsti juurde, kes oli väidetavalt seotud MK Ultraga. Nii et küsimus oli, kas ta tapeti selleks, et kõik, mida ta teadis ja koges, jääks saladuseks. Frank Olseni juhtum, mida varem mainiti, see oli mõrv. Ma ei usu, et see oli enesetapp. Ja motiiviks oli see, et temast oleks saanud vilepuhuja. Ta töötas CIA-s. Ta tegeles bioloogiliste relvade arendamisega ja tal oli plaan avalikustada, et Ameerika Ühendriikide valitsus kasutas Korea sõjas bioloogilisi relvi. Ja samuti kavatses ta rääkida ning jagada seda, mida teadis MK Ultra eksperimentidest, sealhulgas surmavatest katsetest. Ja sellest on olemas dokumenteeritud juhtum. Härrased, kui paljud inimesed teie arvates surid MK Ultra programmi käigus või mõrvati? Pole aimugi. Ja ma pean selle välja tooma. Tõeliselt kõhedust tekitav lugu, millest O'Neill rääkis, kui juttu tuli Dr. Westist, sellest tegelasest MK Ultra loos. Kui ta sõlmis CIA-ga lepingu, oli ta Lacklandi õhuväe baasis. Ta oli haigla peapsühhiaater, nii et ta alustas seal oma katseid. Aasta pärast seda kirja, mida ma oma avaldusest tsiteerisin, kus ta kirjeldas, mida ta teha tahtis. Aasta hiljem, 3. juulil 1954, rööviti 3-aastane tüdruk, kes leiti hiljem kruusakarjäärist mõrvatuna ja maha jäetud auto kõrval. Ja otsingurühm, kes leidis väikese tüdruku surnukeha, puutus kokku mehega, kes oli lennuväelane baasis. Ja ta küsis neilt, kus ta on ja kuidas ta sinna sattus. Ta arreteeriti mõrva eest ja sõjaväelased, kelle valve all ta oli, kirjeldasid teda kui transis või uimases olekus olevat. Tema organismist ei leitud ühtegi narkootikumi. Ta ei tundnud oma naist ära, kui too tema juurde toodi. Ja tema kohtuprotsessil, kus Jolly West oli tema nõustav psühhiaater ja uuris teda, selgus, et teda oli tegelikult Lacklandi haiglas ravitud eksperimentaalse programmiga, et ravida tema kroonilisi kurnavaid migreenihooge. Ja ta hukati 4 aastat hiljem. Nii et minu uurimistöö põhjal viitab see ilmselt 3-aastase Sherry Joe Hortoni vägistamisele ja mõrvale. Ja õhuväelase Jimmy Shaveri süüdimõistmisele ja hukkamisele 1950-ndatel. See kuritegu on dokumenteeritud Tom O'Neilli artiklis The Interceptis. Kuid nagu te kuulsite, oli Dr. West väidetavalt Lacklandi õhuväebaasis psühhiaatriliste teenuste juhataja. Shaver oli õhuväelane, kellel väidetavalt puudus vägivalla ajalugu ja kriminaalne minevik, kuid ometi tegi ta seda. Shaver ei mäletanud väidetavalt midagi. Muide, Dr. West süüdistati selles artiklis selles, et ta andis Shaverile tõeseerumit ja viis ta sügava hüpnoosi alla. Ja just siis tunnistas Shaver väidetavalt üles. Nüüd püüdis ta väidetavalt kohtuprotsessin seda ülestunnistust tagasi võtta. Ja nagu Intercepti artiklis välja toodi, oli väiteid Shaveriga seotud kadunud toimikute kohta. Samuti, et ta võis olla CIA LSD programmi subjekt. Kuhu me siit edasi läheme? Tead, räägiti võimalusest proovida leida täiendavaid toimikuid teistest haiglatest ja asutustest, nagu Kinzer rõhutas. Aga kuula ka, mida ta ütleb, et tuleks teha. Lisaks tundmatute dokumentide otsimisele võiks see komisjon teha suure teene, kui lihtsalt paluks lõpetada meil juba olemasolevate dokumentide kinnikatmine. MK Ultra kohta on hulgaliselt dokumente, mille suured osad on kinni kaetud. 1970-ndatel õigustati seda väitega, et neist kohutavatest sündmustest oli möödunud vaid 20 aastat ja detailide avalikustamine võiks mõjutada riigi julgeolekut. Nüüdseks on möödunud 70 aastat. See argument ei saa enam kehtida. Seetõttu kutsun ma seda komisjoni üles püüdma täita kõik tühjad kohad meie dokumentides. Nii et saab huvitav olema näha, mis sellest välja tuleb. Ma mõtlen, vaadake, see argument oli kuulamisel. Vaadake, kongress ei saanud kunagi kogu tõde teada. Muide, History.com and MeTel toimusid varem. 1977 aastal kongressi kuulamised MK Ultra teemal. Neid juhtis senaator Edward Kennedy.
nii et ta tõi kohale kõik need endised CIA inimesed, aga oli palju vastuseid stiilis me ei mäleta detaile. Täna on teisiti, eks? Samuti on meil nüüd need failid nendest finantsdokumentidest. Aga UFO-de, John F. Kennedy, Martin Luther Kingi, Epsteini puhul oleme hiljuti näinud katseid tõsta saladuse loori nende varem varjatud lugude ja vestluste pealt. Ja meie siin Sidebaris anname endast parima, et kajastada nii palju kui võimalik sellest, mida me teada saame. See ongi kõik, mis meil praegu Sidebaris teile pakkuda on. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord.